mina on Joosep, siin on Mattias, Taavi ja Sven ja mängime jälle D&D-d. Ja siis Keldrilohed. Meil on Discord, meil on olemas Discord, kuhu te saate ühineda, rääkida D&D-st, rääkida Keldrilohedest ja muudest juttudest. Ja siis lisaks sellele on meil ka Patreon ja Patreoni toetajad saavad erinevaid boonuseid. Discordis eraldi rängi või siis osad Patreonis saavad ka varem näha neid videoid, mis välja tulevad. Ja nii ongi. Aga hakkame mängima. Eelmine kord siis Keldrilohedes. Juhtus siuke asi, et teie olite Suure Tamme talus. Ja te olite oma bandiidikakluse seal lõpetanud, kui järsku käis mingi ilge mürin ja kärin ja öösel oli mingi asi juhtunud, sest te ärkasite selle peale katus põles. Peale põleva katuse nägite õues ka tormi. See on küll otseselt teie ümber, aga paistis, et kas teie kohal või teie juures. Ning vasti peale seda hakkas igalt poolt põõsastest välja tulema igasuguseid draaklasi, kelle te üritasite maha võtta. Võitlus oli väga verine ja väga paljud draaklased hukkusid selles lahingus, kuid nende pealik tundus, et lendas Viiverniga minema. Ja selle lahingu tõttu hukkus ka teie armas Piimut. Te matsite siis Piimuti maha ja tegite draaklastega nii üht kui teist, ütlesite Tamarale hüvasti ning hakkasite liikuma tagasi Iskoldi poole, sellepärast et te nägite kaugelt, et Viiven lendas Iskoldi linna poole ja te tahtsite teada rohkem ning saate ka pearaha, mis te pidite saama siis kõvakuhu tapmise eest metsas, miks te üldse metsas olite. Te hakkasite siis tagasi rändama, kuid ilma kaarikuta võtab see teekond kauem aega. Ning vahepeal puhkepausi tehes märkasite te siukest suurt skorpioni, kes hakkas kohe laamendama. Paistis, et see skorpion ei ole üldse siit metsast pärit ning ta on väga vihane. Pika võitluse järgi te küll hävitasite ta, kuid jäi siiski müsteerium, miks ta on siin? Mida ta teeb siin? Kas temast saab mingisugust mürki võtta? Kõik siuksed huvitavad küsimused. Aga mürgid kogutud ja oma haavad kokku lapitud, te liikusite edasi Iskoldi poole, kuni läksite magama. Ja nüüd ongi hommik. Mida te teete nüüd? Ma arvan, et Osmokai tantsib natukene oma mõõgaga hommikutantsu. Ma vaatan pealt seda, kuidas ta tantsib. Ta on nagu mõtisklev. Proovin nagu alguses ka mingid mõõgaviivutused teha, mingid demonstratiivselt. Siis nagu jään väga mõtlikuks ja vaatan ringi, kas keegi veel märkab, mis toimub ja siis vaatan Elerile silma. Eleri just ketrab oma magamiskotti kokku seal ja kohtab oma silmadega sinu silmi. Ma siis ütlen. Ma loodan, et edasine tee on rahulikum. No ma loodan ka, see on päris jube, üldse nii palju kummalisi asju, ma ei tea üldse, mis siin toimub. Ja see oli ootamatu ka minu jaoks, aga jah. Ärkab Harujuku üles. Ärkab. Ta lihtsalt teeskleb. Kuidas teie uni oli, sõbrad? Päris okei, kombes on kõik. Eleri lõpetab oma selle magamiskoti rullimise ja siis ütleb, et nüüd me peaksime kohe jõudma Iskoldi ka mõne tunni pärast. Eleri, ma näen, et sa kasutad ka magamiskotti, see on magamiseks kindlasti väga hea, eks ole? Meil inimestel. Ja sa ei ole ju oled või? No ma olen viimasel ajal päris palju maganud.
olgu. ma olen päris hea juba selles. Ta isegi nägi und. Jaa. Mis sa unes nägid? Ma ei tea, midagi nagu ikka nähakse. Oma isa, seda, kuidas moodi põletasime mingid puud, asja. No, tavalised uned, nagu ikka inimestel. Olgu, jah. Ei, ma olen ka unes näinud, kuidas ma oma isaga lõket teen ja see kõlab päris hästi. kui ma jahil käisin taga. Just küülikut. Vaata need, sa oled Rikstan, tead ikka neid asju, kuidas jahil käiakse ja ma ei olegi ausalt öeldes Elviga koos jahtinud varem. No, ma ei ole ausalt öeldes inimesega koos, nii et meile mõlemale midagi uut. No, ehk me saame siis ükskord seda ka proovida. Sa ütlesid, et paari tunni kaugusel on linn ju? Jah. Nojah, ma täna hommikul vist ei jõua, aga siis vaatame mingi teine päev. Ma arvan ka. Jaa, võib ikka. Harujuku, kas Prügimäel elades, kas seal on ka kedagi jahtida? Ja ikka, prügilarotte. Kas nad on kuidagi suuremad või targemad? Mõnel on prillid, jah. Nad võib-olla on, ju siis on targad, jah. Ja noh, nad on umbes nii suured nagu Eleri on. Tavaliselt, noh, tulevad seal, päike tõuseb, siis mu ema Alma mutter tuleb ja ajab neid harjaga minema. Kas te saate prügilarotid? Neid võib jahtida, jah. Osmo Kai vaatab kahtlustavalt, aga ta ikkagi usub, sest Harujuku teab, mis ta räägib, ma arvan. Yeah. Eleri, kas sa oled Iskoldis käinud? Jaa, ma olen siit lähedalt, nagu ma enne rääkisin, et Iskold on jah, kõige lähedasem suurlinn meile siin, et ma olen seal tihti käinud ja oma jahisaaduseid müünud turul ja igasuguseid, jah. Kui oli nagu vaja erilisemaid asju, siis ma vanasti käisin emaga ja Kuule, aga on sul meil mingi ägedaid kohti soovitada, kus on mingit muusikat ja kontserti ja äkki räägitakse mingid lugusid ja... No kindlasti on need kõrtsid seal, et... Ma olen juba käinud seal olid mingid upsakad tüübid. Äkki sa tahad mingit huvitavat kõrtsu, kus ma ei ole käinud? No kus kõrtsus te käisite? Kas ma sobran oma älus? Mingi upsaka tüübi kõrts oli. Mingi upsakas tüüp. Väsinud rändur oli üks. Jaa, see on populaarne kõrts, jah. Teine kõrts on surnud Greifi kõrts näiteks. See on ka suhteliselt populaarne. Me nägime surnud Greifi. Nagu päris surnud Greifi. See on uskumatu. Kas ta viidi sinna kõrtsi või? Ei, see surnud Greifi kõrts on päris vana juba, et see Greifi pea on neil seal, kelle see kõrtsi omanik kunagi nooruses oli tapnud vist. Vähemalt niimoodi nad räägivad seal. Aga eks seal tänavatel on ka neid moosekante ja eks neid seda rahvast liigub, et kõrtsides ja sadamas ja... Aga kuna sina tead, siis sina näita meile, eks ole, näita meile huvitavaid kohti. No, kui ma just tean. Olgu, et kuhu te esimesena minna tahate? Kõigepealt võiks selle hiiglase pea ära korda ajada. Ja siis meil oli mõte minna selle Karasum Manasau juurde ju. Kuule oota, aga kas keegi võtab selle hiiglase pea, teeb mingi uue kõrtsi sellest või? Siis see on päris hea lugu tegelikult ju. Kõva kõhu kõrts. Tahad ise teha või? Kas põhimõtteliselt, kui sa pead kõrtsu tegema, siis on vaja kellegi pea peab olema seinal? Ma arvan, et mingi surnud hea asi võib küll olla nagu... Või siis väsinud on teine võimalus. See tundub olevat siin linnas nagu vajalik.
aga me võiks teha mingi draaklaste kõrtsu näiteks. Äkki räägiks ennem igaks juhuks selle karasummiga, sest et jaa . see on uksepiit võiks olla traaklaste hammastest . ja ukselingid võiksid kõik olla nende kätest . kes see Karasum on ? ta on võlur , 5-13 ju . Jep. mingi suht tähtis nina on nagu , et ma ei tea , kuidas sa nagu ei tea . aga kas sobib , et ma jään linna väravatest välja ? Kas sul on mingeid pahandusi seal või ? no kui ta on võlur ja ta Nii. töötab seal linnas kuninga heaks , oot , aga siis ma küll mulle tema tundus , et juures ei kuningas taha olla . töötab tema heaks . ma arvan ka pigem nii . siiski see on äkki ta teab , kellega ma koos olin ennem . ta ei ole Ja- võlur , ta on prügilarott . ma üritan Elerit nagu hämada , et ta tuleks ikka meiega linna kaasa vaata , sest ma vaatasin , et see võlur nagu ajas ta närvi . viska ma siis deception . veretan , jah . Deception on mittenaturaalne 20 . okei , Heleri vaatab sind imelikult , kuid ta ei hakka sulle midagi vastu ütlema , ta on mingi okei , olgu . Ja, ta ma on- siis tulen , aga ärge öelge talle midagi minu kohta . ma siis tean , millised need prügilarotid välja näevad . et väga hea , et sa ütlesid . aga Karasum on nagu , tundub , et on see auväärne tüüp , et nagu peab oma sõnast kinni ja tegi kõike täpselt nii , nagu ütles , et ma ei tea . ma arvan , et tal on omad asjad , mida ajada , et tal ei ole sinuga kana kitkuda . ta ei ole mingi võlur , kõik on korras , ära muretse . aga võib-olla ta on prügila võluri rott , ei . kas prügila rotid võivad võlurit ka olla ? päris kindel , et ta oli võlur . ole vait . jah , ja päike juba paistab sealt puude vahelt teile silmadesse . Eleri juba on kõik kokku pakkinud . kas te asute teele siis ? jah , võtame selle hiiglase pea linna . okei , mis järjekorras te jälle seiklete siin mööda seda metsarada ma olen Etsa . ma olen keskel . ma olen Tassa . okei . see keskel ja Osmokai on siis taga ja Eleri on siis ennem Osmokaid . ta on siis Harujuku ja Osmokai vahel . ja siis te hakkate kõndima mööda seda metsarada ja viska survival ja oma metsaboonused võid lisada juurde . Trikstan jah . siis ma saan 14 . 14 . Teie tempo ei ole väga tempokas , kuid te ilusasti liigute mööda seda rada , oma teed ära ei kaota ja te olete jõudnud kuskil , ma ei tea , pool tundi kõndinud juba . kui kaugelt tee äärest paistab sihuke hunnik , paistab , et nagu puude hunnik või laudade hunnik või midagi siukest . mis te teete ? kas see on nagu värske või see on seal juba kaua olnud ? viska perception . ma saan kogunisti , kas siia tuleb lisaboonused ka juurde ? ei , see on lihtsalt , mis siis sa on näed . 9 . 9 . sa näed , et see paistab olevat mingisugune käru või kaarik olevat . aga see on nii pilbasteks pekstud , paistab , et nagu ta ei ole enam lihtsalt kaariku kujuga . siis ma kommenteerin kõva häälega . noh , see oli veel kaarik vanasti vist . päikeseelvid . arvad jah ? kas oli mingi liiklusõnnetus äkki ? kas päikeseelvid ei oska liigelda või ? ei , ma mõtlesin , et nad tulid ja ründasid seda . aa , äkki peaks vaatama ikka , äkki on
äkki on keegi hädas seal sees. see võib-olla lõks. On hästi ettevaatlik. On ainult üks viis teada saada, kas see on lõks. Astuda sinna sisse. Täpselt. olge valmis, ütleb Eleri ja tõmbab oma ammu vinna, et ma olen siukseid võtteid ennem näinud. Jaa, me oleme ise ka. Me võiks ka kunagi nii teha, nagu miks alati kõik teised meile teevad seda. Aga jääme siia ootama siis. No meil oli võimalus, kui meil oli kaarik, on ju, aga siis... No aga me võime Jah. praegu põõsasse minna ja oodata. Kuule, oota, sõbrad, teeme niimoodi. Teeskleme, et üks meist on suremas ja ootame, kuni keegi tuleb meid uurima, aitama ja siis meie oleme need, kes lõksu teevad. Kas sa Ma ei mõtled, tea. et lähme selle kaariku juurde, siis esimene, kes läheb sinna selle katkise kaariku juurde, haarab oma rinnust kinni ja kukub maha ja on nagu Jaa. appi, ma See- hakkasin see- surema. jah, see parem, ma arvan. Sest Teeme nii. tuleb liiga palju aega kaotsi ja nii edasi. Kes see surema hakkab? Mina Väga hea, sa oskad seda hästi. Davai. veel üks deception või? okei, mis sa Okei. täpselt teed nüüd? kirjeldage mulle seda olukorda. Või tegelikult see on rohkem nagu ma teen mingit performance'i, et ma nagu üritan teha, et mingi äkiline südamerükke. okei, Ja jah, siis- see on performance, jah. Jah, okei. Harujuku läheb siis niimoodi kaariku juurde ja siis okei, kui lähedale sa kaarikule lähed? niimoodi mõni meeter eemal. 17 on minu etendusoskus. okei, sa kõnnid siis kaarikule lähemale, mis teised teevad samal ajal? Ma karjun kaugelt niimoodi. Oi ei, temaga juhtus midagi. okei, Ma jooksen ruttu Harujukule appi. Harujuku hukub pikali. okei, Harujuku, viska veel üks täring, sa saad advantage'i, kuna teised aitavad sind. ja Eleri samal ajal hüppab põõsasse lihtsalt. Lihtsalt 20 ärretan või? ja, ei noh, sama, performance uuesti. Performance, okei. sa saad lihtsalt advantage'i, kuna sind teised aitavad. No väga hea, et said. okei, sul oli 17 see 15. teine, jah? või Jah, Jah. ja nüüd on 15. sa väga veenvalt kõnnid mööda seda rada edasi kuni selle kaarikuni ja seal juures sa teed perfektse näitemängu, kuidas sul järsku hakkab valus ja sa kukud väga hästi maha niimoodi, et tead, Trikstan, Osmo Kai ja Eleri jäävad täiesti uskuma, et päriselt sul juhtus midagi. Aga nii kui sa kukud maha sinna ja vaatad seda kaarikut, siis sa näed, et seal ei ole mitte ühtegi hingelist. Aga ma ikkagi panen silmad kinni ja teesklen, et jah. Ma jooksen ka kiirel sammul ligi ja samal ajal vaatan ringi põõsastele ja Ma tõusen, seisan Harujuku kõrval püsti ja valjult deklareerin, et oo ei, Harujuku, liialt noor olid, et juba surra. Mis saab küll nendest sadadest kuldadest, mis sinu taskus praegu siin samas põrandal on? Oo ei! Trikstan, viska perception. ja davai. Mul tuli 13. okei, sa vaatad siis nendele, see on siuke natukene lagedam ala, aga ikkagi metsa sees. Ja sa vaatad nende puude äärde ja sa näed maas verd. Sa näed, et mingisugune kehakuju on seal natuke eemal põõsastes. Ja lisaks sa paned tähele, et seal kaarikus turitab välja ka üks jalg. Liikumatu jalg, kellel pole omanikku küljes või? Paistab nii. Okei, siis ma vaikselt sosistan, et no siin on keegi saanud päris korraliku kereda ja... Ja muidugi, see oli meie Harujuku. Ei, ma ütlen nagu vaikselt niimoodi, et ei, ma mõtlen, et mis päriselt toimus. Harujuku ei saanud päriselt surma, ta mängib. Jaa, räägin teistest, mitte Harujukust. Harujuku vaatab ühe silmaga, vaatab seda jalga, mis sealt välja turitab ja mõtleb, et vau, see on väga hea näitleja. Jah, lausa nii hea, et ta tegi seda päriselt või keegi tegi talle seda päriselt.
ma lähen võtan jalast kinni, et sikutan seda. Vaatan, kas Osmokai saab hakkama või. Viska strength check. Naturaalne 1 ehk kokku 3. Sa sikutad, sa tõmbad saapa sellest jalast ära ja sa kukud tagumikuga muda sisse lihtsalt. Ma ütlen teistele, et seal metsas on üks laip ja siin on veri ka maas. Oota, me jäime hiljaks siis selle lõksu seadmisega või? Mulle tundub küll, kui see pole lõks, mis näeb välja nagu lõks. Harjuga ärkab üles. Mul hakkas parem. Äkki nüüd juba keegi tuli siia ja sattus lõksu. Nii et tähendab, et lõksu ei ole. Hakkame siis uurima asju. Kas miski viitab sellele, kes oli ründaja või mingid jäljed löögist või mingi varustus või midagi, mis nagu tundub päris Investigation. ja rõõmuga. Ma Mulle sain aitaks 17. ka teda. Ma lihtsalt aitaks teda. Okei. Ütlen, et vaata siia. Vaata No seda. super, 17 ikkagi. 17. Sa vaatad selle kaadiku ümber. Sa näed, et seda kaadikut on üritatud põlema panna mingi hetk. Sa näed seda, et sa leiad ühe laiba, mis on seal eemal ja teine laip on seal kaadiku sees ja selle jalg tuditab välja, aga on tükeldatud kehast. Ja kaadik on külili ehk siis ülejäänud keha on seal kuskil kaadiku all niimoodi. Sa paned lisaks tähele, et kõik taskud ja asjad on rebitud praktiliselt katki ja kõik, mis vähegi väärtuslik on ära viidud, relvad, kõik asjad siin, neil põhimõtteliselt ongi rebitud riided ainult seljas ja paistab, et kõik muu, mis on vähegi väärtuslik, on läinud. Puhtaks tehtud. Jah, isegi köied, rakmed, millel hobune ilmselt oli küljes. Ja kui sa vaatad jälgi, siis paistab, et need on väga sarnased jälgedele, mis sa varem oled näinud. Ja need võivad olla draaklaste jäljed. Ma siis ütlen, et need tunduvad draaklaste jälgede moodi. Nad on igal pool viimasel ajal. Hullemad kui prügilarotid. Äkki... Kui värskelt see tehtud on? Selle rolliga sa ei oska öelda täpselt. Okei. Aga paistab, et see on suhteliselt värske teema. Okei. Osmokai, mis sa öelda tahtsid? Ma hakkasin mõtlema oma peas asjade üle järele nüüd nende draaklaste suunas. Et vaata, et see üks nende juht küll lendas ühe selle viiverni seljas vist on ju, aga ülejäänud olid ju jalgsi. Jaa, väga õige. Et nad olid meie selja taga seal talus, nad olid siin. Kuidas nad siis ringi liiguvad niimoodi, et kas nad liiguvad ainult metsas või? Mul on sama küsimus ja ma loodan, et Karasum aitab meid, aga mulle tundub, et nad liiguvad mitte jalgsi, ehkki nad saavad ka nii liikuda, vaid nad liiguvad koos selle tormiga, sest nad on alati tulnud pärast tormi. Ja nad lähevad koos tormiga või? Vot see on see küsimus. Kas on võimalik, et nad on lihtsalt kogemata üks päev olid nagu lihtsalt aasal terve oma hõimuga, tuli torm ja mingisugune tuulispask korjas nad üles ja nüüd nad lihtsalt rändavad mööda maailma ringis, nad on kogu aeg nagu kinni seal. Ja, ma arvasin ka seda sama asja enne, aga kui me viimati kohtusime selle pealikuga, kes oli esimene säärane, siis see vennike rääkis, et see pronkspikk, see torm või mis iganes see oli, et ta nagu, see nagu viitas kõik sellele, et nad teavad, mis nad teevad ja see on nagu tahtlik. Ja nad juhivad seda tormi, nagu meie juhtisime oma tõlda. Ma ei tea, kas just juhivad, aga nad töötavad koos sellega kuidagi, mulle tundub. Enne ma arvasin tõesti, et nad on lihtsalt mingid vaesukesed kuskilt
aasa pealt üles korjatud, nagu sa ütlesid, see on väga tabavalt öeldud. kuule, aga kas me saaks kuhugi kõrgemale ronida, vaadata, et kas kuskil on tormi? Või üldse, kuidas nagu taevasse vaadates ilm on? Päike paistab. Taevasse vaadates sa praegu ei näe ühtegi tormipilve. On lihtsalt väiksed tutsakad kuskil, väiksed pilvetutsakad ja päike paistab ja suhteliselt siuke rahulik. Kui näete mingit tumedat pilve, siis olge ettevaatlikud. Nagu ikka. Nojah. Sest sealt võib tulla rohkem kui lihtsalt vihm. Üritan hästi dramaatiline olla ja nagu cool enda arvates. Viska performance. Oi. Ma aitan sind sellega, et ma usun sinusse. 9 tuleb, kus ma veeretan veel. Jaa, advantage. No super, 9 jääb. 9. Jah, sa arvad, et sa oled lahe, aga see samune Eleri natuke cringe'ib seal põõsas. No, aga kus ma näen seda ka või? Ei, ta on põõsas. Kahju, okei. Ta on oma Okei. cringe põõsas. Okei, Trikstan, lähme. Jaa, tundub, et siin on kõik juba tehtud meie eest. Eleri nähes, et ei ole mingit ohtu, ühineb ka teiega uuesti. Ja siis ta küsib, et no mis siin juhtus? Ma näitan talle jälgi, näed, siin on draaklased käinud. Jälle nemad. Jaa, päris kindlasti. Kõik puhtaks tehtud. Kas te olete neid varem ka kohanud niimoodi või? Jaa, mitu korda. Oh, Iga kord pärast seda, kui on see torm. Aga see ka veel nüüd. Nojah. Mis siis ikka? Seepärast ma tahamegi Karvasummiga rääkida, sest tundub, et ta võiks teada sellistest asjadest. Võib-olla tema ongi see, kes nad siia tõi. Võib-olla see kuningas üritabki meid rahvast niimoodi hävitada. See on tüüpiliselt kuningate eesmärk küll. Olen täheldanud seda ka päikseelvide seas. No ei ole võimatu. Aga me saame seda kontrollida. Lähme Iskoldi, vaatame, kas draaklased on seal ka midagi paha teinud. Ja kui on, siis tähendab, et nad ei ole siiski kuningaga mestis. Just, hea plaan. Aga enne võiks selle hiiglase pea, ma ei tea, hämmedanema või midagi. Paneme purki ja marineerime ära. See on natuke liigast suur. Tünni Väikestest marineerime ära. Sest ma ei saa oma palka selle eest. Basseini marineerime ära. Meil on 400 raha vaja selle eest saada veel. Lähme Iskoldi. Iskoldi. Okei, te kõnnite edasi. Oota, kas Elleri tuli põõsast välja? Jah, ta on teiega nüüd. Kõnnite siis samas järjekorras edasi ja mida edasi te linna poole jõuate, te hakkate nägema veel kaarikuid või väiksemaid kärusid, mingeid heinakärusid, asju, mis on lihtsalt uppi lükatud ja paistab, et keegi on põgenenud või keegi on kuskil haavata saanud ja jooksnud ära, et siukseid lahingumärke on näha. Terve nüüd tee ääres, kus hakkavad juba igasugused põllud ja aedikud ja värgid-särgid linna ääres, siis on näha kähmlumismärke. Ma üritan aru saada, kui need on rünnatud, siis kas need on draaklaste poolt ja kas neid tüüpe on umbes sama palju kogu aeg? Okei, viska investigation. 23. 23. Sa päris hästi aru, et draaklaste hulk sellel retkel paistab suurenevat. Ja mis su teine küsimus oli? Mul oligi, et kas need on draaklased ja kas need on... Need on draaklased ja neid kogu aeg hulk suureneb, paistab, mida linnale lähemale. Ütlen sellest kõigest kõva häälega ka siis, et tundub, et siia tuleb järjest rohkem neid ja need on kõik draaklased. Ei tea, kas linnast üldse on midagi alles. Lähme ruttu, kiirendame sammu. Mul on tunne, et nad lihtsalt ei salli ratastega asju. Minu meelest on kahtlane see, et neid tuleb järjest juurde. Nad ei salli ka kapjadega asju. Mäletate, see tormipilv lendas minu meelest linna poole, kas oli nii? Minu meelest oli nii.
tuli sealt pilvesest juurde kogu aeg siis. Tahan ka teada, kas tee peal on näha draaklaste jälgi või seal ei ole midagi näha. Nagu tee peal, sa mõtled Jah. no need tee, mida on kaalikud ja asjad kõik on tee ääres praktiliselt. Just. Et jääb mulje, nagu nad on mööda seda teed liikunud. Okay. Aga neid on pisteliselt näha, et nad väldivad teed ja siis vahepeal võtavad kellegi maha, paistab nii vähemalt. Aitäh. Lähme ruttu, äkki linnas polegi enam ühtegi kõrtsi ega midagi alles. No ma ei tea. Elleri, ütle, kui sa kellegi ära tunned, on ju? Mis mõttes tunnen? Nagu laiba. Ja ei, ma praegu ei ole tundnud kedagi. Ausalt öeldes ma ei taha vaadatagi neid laipu. Kas sa juba harjunud ei ole nüüdseks või? Laipade vaatamist. No jaa, kui sa neid näed kogu aeg. Sa oled ju ise ka bandiit ja siis nagu pidid neid nägema. Nagu ma ütlesin, ma ei ole nii kaua bandiit olnud. Kui kaua siis? Natuke aega, noh. 1 nädal või? Natuke rohkem. Aga mina ei tahtnud kunagi vägivaldne olla nende lihtrahva vastu. Samasugused inimesed nagu meie. Olid nädal aega bandiit ainult. Ei kauem. 2 nädalat või? Sul siis mingi puhkuse rahast ei tulnudki ja värk. Mul ei ole üldse raha. Kuningas võttis ju kõik ära. Sellepärast, et... Aga te olite röövida. Aga teil õnnestunud mitte kedagi röövida. No, mina otseselt ei röövinud mitte kedagi, kuid ja meil oli mitu kampa ja osad siin röövisid küll kõiki aga meie plaan oli siiski ainult jahtida neid, kellel on raha, neid rikkureid, kes kõik raha endal hoiavad ja niimoodi hakkama saada ja kuningale teha haiget, tuua talle probleeme siia. See oli meie eesmärk. No tundub, et siin on probleeme küll. Nüüd on ise küsimus, kas need on kuningale või kuninga omad. Aga lähme otse kuninga juurde, näpistame teda, saame talle haiget teha. Või viskame tema pihta mõne solvangu. Ma arvan, et nii kergesti see vist ei käi. Solvangud käivad... No need on... Kunst on teha neid. Ei, seda küll, jaa, aga ma mõtlen, et sa ei saa lihtsalt kuninga jutule niisama lihtsalt. Aga kui sa teda piisalt hästi solvad, siis ta tuleb ise su juurde. Aga sa pead väga kõvasti vist karjuma siis, et ta kuuleks seda. Ma ei tea, kuidas. Lähed akna alla või? Viskame kiviga aknasse. Kui me viskaks selle suure pea talle aknasse. Kuule, aga sa raha siis selle eest? No lähme võtame raha ennem ära. Ja siis viskame selle raha talle ei oota sõna mõte. Aga äkki me saame nii, et me näitame pead ja siis küsime, kas me saaks selle endale, et me tahaks sellega kaunistada lossi ja siis... No lähme vaikselt iskoldi välja ja hoiame kõrvad igaks juhuks kikis, et võib-olla koostub sealt tapluse hääl ja siis me peaks minema mitte iskoldi. Aga sõbrad, me kõik seda siin rääkides tulete ära unustanud, need vaesed inimesed, kes on siin langenud. Me peame vaatama neile otsa, vaatama, missugused nad välja nägid. Jah, muidugi, võib küll vaadata, võib. Vaatame mingit on nad inimesed hukkunut maas. Hukkunuid te näete vähe selle tee peal, mõnda üksikut. Aga iga elu on tragöödia, mis on kaotatud. Te näete, enamus on plehku panda, aga te näete üks mees, tal on siuke habe, päris pikk ja ta kannab siukseid lihtsaid linaseid riideid ja tal paistab, et oli mingisugune kaabu ka, aga tal on suur siuke lõikehaav mööda ringkere kuni makku välja. Harujuku nagu langeb põlvilide maha ja on siuke, vaadake, tal oli pikk habe, tal oli kaabu isegi. Sa tundsid teda või? Ei, aga on kahju, et ta on läinud. Jaa, seda küll. Mis ta nimi oli? Ma otsin ta taskuid, et äkki on mingi rahakott või pass või midagi. See on ilmselt kõik tühjaks tehtud. Sa otsid ta taskuid ja seal sa ei leia mitte midagi. Paistab, et nagu taskutest on niimoodi võetud, et käsi on nagu sisse pandud ja rebitud välja lihtsalt.
keegi kogub taskuid. Nad võib-olla ei tea, kuidas taskud töötavad võib-olla. vaadake, vaene mees. Me ei saagi teada, mis ta nimi oli. Tal oli kaabu. Aga nüüd tal on lõikehaav. Väga kahju. Kutsume teda kaabuhabeks. Või habekaabu. Vau, Harujuku, aga lähme Discordi. Ma arvan, et seal sa võid, kui sa näed mõnda habemega inimest, võid küsida, et kas tal on keegi habemega inimene kadunud. Teeme nii. Tahad võtta mõnda pea kaasa või? Ei, me peame ta matma. On ju, mida inimesed teevad. Inimesed magavad. Ma arvan, et praegu ei ole vaja seda igaks juks teha. Inimestele meeldib matta enda omasid. Nagu, et Jah. lähme otsime linnast Just. ja siis saame öelda, et tule siia, siin on mingi habemega mees. Ja see on nagu mingi terve tõestusmaterjal. perekond habemega. Eleri Nagu- vaatab sealt kõrvalt õõvastusega teid ja siis kuulge, see asi muutub siin päris ohtlikuks, päris tõsiseks. Meile Kus nad on ligidal või? Kus nad on? Kus nad on? Ma vaatan lihtsalt neid, mis siin tee ääres toimub. Kas te tõesti tahate sinna linna minna, kuhu paistab, et need koletised ka lähevad? Ja Kardad neid või? Ei, jaa, muidugi lähme siin. Muidugi Kui ma sa kardan neid. Päikeseelvide linnas käinud, siis sa teaks, et terve linna ümbrus on täis laipasid, et noh, nad on suhteliselt koledad olevused. Ah soo. mis siis, kui me selle pilve saadame päikeselvide juurde? Jaa. Me peame enne õppima, kuidas sellega ratsutatakse. Ja ühesõnaga, Karasumm on meie vastus. Okei, kas te liigute siis edasi linna poole? Tahaks Jaa. küll. Jaa. Okei, te siis liiklete edasi ja kaugelt te näete juba linna väravaid ja paistab, et väravad on lukus. Uksed on kinni. Paistab, et müüridel on päris palju valvureid näha ja kuidagi vaikne on linna ümbrus. Ma siis selle peale ütlen, et kuule, mulle tundub, et raaklased ikka ei ole päris omad joped siin linnas, et ei ole oodatud tegelased siin. Nii Ma et siis hõikan. on võimalus, Hallo? et teevad kuningaga koostööd. Et pigem meist ei ole. No see võimalus on, ära mata seda võimalust maha. No ja olgu. Aga ma hõikan, et hallo, tahaks linna. Lähme ikka värava juurde enne, mis sa siit kilomeetri kauguselt hõikad. Ma mõtlesingi värava juures. Okei, te jõuate värava juurde ja sa hüüad sinna ülesse ja sealt ülevalt siis värava juurest tornist hüüab valvur alla, et linn on kinni, me ei lase kedagi praegu läbi. Me ei taha läbi, me tahame sisse. Ja me pole draaklased. Keegi ei liigu linnast sisse ega välja. Me tapsime selle hiiglase ära, me tahaksime oma töötasu. Ja me Peate- tapsime hulganisti draaklasi. Te peate ootama, Mida? kuni Mida? linna väravad avatakse jälle. Praegu on eriolukord, kõik linna väravad on kinni. Siis Sisse- me ootame. Teeme siia platsi, laagriplatsi. Teeme lõkke siia värava ette ja puhkame siin. Jaa. Aitäh teile. Minge natuke eemale siit. Nüüd sa siin hakkad on- nõudmisi esitama või? Siidamas. Et raaklased kommitavad, et Tule alla, tee värav lahti, tule välja. Kui te siia värava ette jääte laagrisse, siis me oleme sunnitud teid võtma kui vaenlast. Aga mis te teete meiega, kas te tulete alla, teete värava lahti ja... Ta pistab käe aknast välja koos vibuga. Oota, kas siin... Neil juba on vipus, siis ei pea andma. Oota, aga siin on ju nagu, mõtlen, et noh, kas me saame nii värava alla minna, et me oleme nagu varjatud mingi piida poolt, et meil ei saa pihta? Selle värava all on väikesed vahed, nagu et saaks otse alla lasta sealt värava kohalt. Nad on kõige peale mõelnud. no hea küll, ma hakkan vaikselt liikuma eemale, siis ütle, kus on okei see lõkke teha. Oota, teeme võistluse, teeme mängu. Kui meie võidame, me saame sisse, kui sina võidad, me lähme igaveseks minema. Me ei tee siin mingeid mänge, meil on eriolukorrad.
paneme õuna Osmo Kai pähe ja Jah. kes laseb sellest läbi, see võidab. Valvur, palun kutsuma see mitte mänedžer, aga see juhataja , kapten. kapten , jaa . Mänedžer . ma tahaks juhatajale . okei , Kaaren . kuule , mis kell see eriolukord lõpeb teil ? mulle on antud käsk mitte kedagi lasta sisse , mitte kedagi lasta välja . mis kellani ? niikaua , kuni tuleb uus käsk . kas te saate rääkida sellega , kes käsu tõi ? ei , oleme natukene ette niivõrd tavalised tüübid . kuule , oot , Meko , me olime Meko Jaa, isiklikul Meko- ülesandel . Meko saatis meid ülesandele kui sa küsid Meko käest , siis me saame , siis ta peaks meid sisse laskma . ja Meko on meie sõber , jah . küsis Meko käest , jah , Meko , jah . ta siis korra tõmbab akna juurest ära . siis ta tuleb tagasi sinna akna , Trikstan , proovi ust lahti teha , ruttu . oota . ta tuleb akna juurde tagasi ja küsib , et mis asjaoludel te olite ülesandel ? me See olime hiiglane. hiigelkõvakõhu tapmise ülesandel . jah , ja siis on ta pea , näed . ta kiikab sealt aknast rohkem välja ja vaatab teid nelja . ja siis ta tõmbab tagasi korra . Läheb minut . Läheb 2 . Osmo Kai , ma panen õuna su pähe juba . ma kükitan , et sul oleks lihtsam seda teha . ja siis te kuulete , et väravas on siuke väiksem auk ka , kust , mis on inimeste jaoks mõeldud . see tehakse , tehakse see väiksem uks nagu lahti sealt suure värava ukse seest . ja seesama valvur tuleb sinna ukse peale ja siis . nii et Meko saatis teid . jaa , mis te nägite väljaspool linna piire ? metsa , draaklaseid . palju draaklaseid . lase sisse . alusid , metsa . no jaa , selles mõttes , et sa mõtled , et kõik neid õnnetusi või no neid rünnakuid või ? Te olete ka näinud neid ? Te me teate , kes oleme rinda pistnud nendega . ah soo , me oleme neile rinda pistnud ja . see mõõk , mis mu vöö peal on , see on , või see , jah , see on neile pistetud rinda . taps Olgu. meie hobuse ära . no selge . ja te mul kõik , peaks olema terve kotitäis , mis asja , nende päid . aa jaa , vaata , mu vöö küljes ripuvad nende pead . ahah , jaa , okei , need haisevad . nagu võit . pead teevad niimoodi , kui sa need ära lõikad . olgu , kui te lähete Meko juurde , ta on praegu Kalju kasarmus . võib-olla ta võtab teid vastu , võib-olla mitte , võib-olla ta on kuningahallis üldse . aga mis teie nimed on , mis teie kamba nimi kuninga on ? kallis . kuningahallis . aa , okei , jah . et andke mulle oma nimed ja kamba nimi ja ma panen teid kirja , et ma olen teid sisse lasknud . me oleme vandersallid või ? sallipande . sallipande , jah . Vander Salli Pande . okei , käib ka nii . Osmo Kai , me rääkisime sellest . minu paha , minu paha . ja siis teid on 4 ja jaa , meid oli enne 3 . pluss pea . meid tekib juurde , nii nagu draaklasi . aga tegelikult meil on kogu aeg 4 , et lihtsalt Piimuti asemel on nüüd Eleri . võiks öelda , et nad vahetasid kohad . jaa , aga Piimut jaksas rohkem vedada . jah . ja piimuti eest me maksame kätte praegu . selge . ma lasen teid sisse , kuid olge valvsad , tänavad ei ole praegu väga turvalised . meil on küll valvurid siin ja seal patrullivad , kuid meil on jõudnud info , et need , kes tekitasid siin linnapiiril probleeme , on jõudnud linna sisemusse ning neil on mingisugused oma eesmärgid . mul on ainult üks küsimus . kas vahepeal olid siin linna kohal tormipilved ka ? ei , siin linnas mõned päevad tagasi oli , kuid mitte nüüd . kuid me nägime , et mis su nimi on ?
kuid me nägime, et teisel pool seda küngast olid tormid. Minu nimi. Jaa, ja kas sul on habe? Okei, nüüd kus te vaatate teda, siis tal on tavaline see valvurite ülikond, siuke kiiver peas ja tal on siuke habe, tal on peaaegu siuke chinstrap ja siis ta ütleb, et minu nimi on Artur. tere, Artur. kas sa oled hiljuti, on mõni sinu lähisugulane või vend või isa või keegi jalutanud siit väravatest välja metsa poole vankriga? Ei tea, ei oska öelda. ta nimi võib olla Kabehabu. Habukaab. Kabehabu. jah, ma ei mäleta. Kabehabu. Jaa. Kas, ma ei tea, võib-olla tal oli algselt juba mao juures suur haav või äkki oli nagu hiljem. Ma ei tea, millest te räägite, kuid kui Meko teid usaldas, siis olgu, võite sisse minna. No me ütleme Mekole jah, et Artur oli väga hea. Üks küsimus veel. Kuidas te neid pealetisi nimetate? Kas te ütlete, kuidas te ütlete? Vot, meil ei ole ühist Nad on traaklased. Ma mõtlesin, et sa räägid habemega inimestest. Traaklased võib-olla tõesti sobiks neile nimeks. Aga ütle, Artur, kas põhjus, miks linnatänavad ei ole enam ohutud, on see, et kõik valvurid on müüri peal ja ajavad inimesi eemale, kes tahavad sisse tulla? Nagu ma ütlesin, linnatänavad ei ole ohutud sellepärast, et meil liiklevad siin ohtlikud traaklased. Nemad sisse või? Miks sa nad sisse lasid? Me avastasime, kui nad on juba sees. Ega me siis niisama ei lasknud, nad maskeerisid. Tee värav lahti, siis nad lähevad välja. Olete kindlad, et nad maskeerisid? Äkki nad tulid tormipilvedega koos? Ja teie see poliis, et nagu, et ei lase kedagi välja ega sisse, see ei tööta. Me ei saa neid Aga see on välja sinu enda lasta. otsus need. Kas sa tahad saada linna täis traaklasi, sest nii on see, kuidas sa saad linna täis traaklasi? Kui me püüame nad kinni, siis me saame teada, mis nad siin teevad, miks nad hävitavad meie linna ja meie maad. Aga me laseme neil põgeneda. Kas elusalt või surnult? Nüüd ei ole enam vahet. Minu Väga pärast. Kas sa tahad ühte traaklase pead lihtsalt nagu mälestuseks? Meil on neid, pole vaja. Aga lähme ja... Äkki vahetame? jah. Äkki Ei. mingid erinevad värvid või niimoodi. Palun Äkki suunduge, mõni sädelev? suunduge nüüd siit väravast läbi. Tumedame ja siis hakkan juba liikuma ja siis Jah, samal lähen ka. pronksi värvi oli pealik. Kas seda pealiku tüüpi nägite, ta lendas selle viiverniga? Pealik. Te teate, kes on pealik? Ei, no me kohtasime teda. Ta põgenes ära meie käest. Ei saanud kätte. Tema tappis piimuti. Osad inimesed on öelnud küll, et nad nägid lohe taevas. See viivern. See on nagu siuke libalohe. Algaja viga. Actually see nagu ei ole lohe, see on nagu viivern. Hops teine asi. Jaa. No vabandust küll. Võib-olla need inimesed ei näinud teda nii lähedalt. No võib-olla tõesti, me olime päris lähedal ikkagi. Inimeste silmad ei ole ka vist päris see... Ma ei tea, kas te teate, aga me oleme nagu natuke kangelased ka. Paraku küll, jah. No kui te olete kõva kõhu tapnud ja elanud üle viiverni, siis paistab, et teie võitlusoskus on parem kui teie kõnekeel. Jaa, See kõlab nagu kompliment. me võtame selle, aitäh, Artur. Sest meie kõnekeel on väga hea ja kui isegi meie võitlus on veel parem. Artur, sa oled... Mis sa meelitad, Artur? Artur, aga edu sulle linna valvamisel. Sa teed väga head tööd, et sa lase kedagi sisse. Lähme sisse! Lähme sisse. Kui õhtul on surnud Greifi kõrtsu, siis me oleme seal. Selge, ta paneb väravad teie tagant kinni ja... Kas ta ise välja või? Ei, ta seespoolt. Ja siis liigub sinna valvetorni poole.
ja teie olete nüüd sees. ja mis te näete? Te näete, et linnatänavad on väga tühjad. Elu ei käi. Kuidagi väga vaikne on siin. Ja kas siin on olnud pronksööve? vau. Siin ei ole... Pluss on? Te näete, et linnatänavad on vaiksed, Suur kuid leit. siin ei ole väga suurt mingit kähmlust või lahingut olnud. Et paistab, et inimesed on evakueeritud ja sunnitud kodudes olema nii kaua, kuni see probleem laheneb. Ja nüüd teie ees ongi Iskoldi linn, kuid tühi. Ja siit kohalt me jätkame juba mõne minuti pärast. Hei, mina on Joosep ja ma räägin teile natuke, mis keldrilohedes toimub. Nagu te võib-olla teate, meil on Discord. Discordis saate suhelda üksteisega ja ka meiega ning postitada igasuguseid pilte ja miime ja muid totrusi, mis teile pähe tuleb, kui te meie D&D-kraami vaatate. Lisaks sellele kogu see süsteem võtab siin väga palju aega ja vaeva ning kui te tahate seda toetada, et neid osi ikka veel tuleks, siis meil on Patreon. Kõik Patreoni rändajad saavad oma nime video lõppu kirja ning näha ka Discordis toetajate sisu. Kangelased saavad näiteks näha ka kõiki episoode varem kui kõik teised. Ülemvõlurid saavad aga luua ise originaalse tegelase Aradori, olgu siis see klaasis sepas goblin või uhke laevaga võlur. Ja siis seiklejad võivad neid kohata maailmas. Suur tänu kõigile, kes on meid juba vaadanud, kaasa elanud, kirjutanud meile kommentaare nii Discordis kui YouTube'is ja näeme juba keldris. Ja oleme tagasi keldrilohedega. Viimane kord, et just jõudsite Iskoldi. Avastasite, et väravad on kinni pandud ning tänavad on tühjad. Suutsite ennast läbi rääkida siis valvuritest ja jõudsitegi linnatänavatele. Mis te nüüd Iskoldi linnatänavatel teete, kus tuleb välja, et siin ilmselt on mingisugused raaklased liikvel. Võtame suuna sinna, kus Mekko peaks olema. Nii et te olete sinna, mis see koha nimi oli, Kalju kasarmute siis valvurite kompleksi. Jaa, Olgu. see on vist lähemal kui see kuningahall. No kuningahall on mäe peal, nii et jah. No okei. Te hakkate vaikselt sinnapoole liikuma. Eleri ka juhatab teid. Nii kuidas tema oskab, et jah, lähme siit ja siis sinna ja... Vaatan, kuidas Eleri tunneb ennast, siis nagu piidlen, et kas ta on ebamugav või... Viska insight. Jaa, okei. Insighti viskan ma, selle tulemus on 20, aga mitte naturaalne. Okei. Eleri ilmselgelt on väga närvis. Ta pidevalt hoiab ühte kätt oma mõõga juures. Ta vaatab kogu aeg närviliselt ringi ja vahepeal te näete siin valvureid kõndimas kahekaupa, patrullimas paistab ja valmis võitluseks. Kõigil on turvised seljas, kiivrid peal ja iga kord, kui mõni siuke liigub teie juures, teie läheduses, siis Eleri kuidagi üritab ennast varjata. Selge, seda tahtsingi teada. Ma siis ütlen ka Elerile, et noh, mis need valvurid tegid sulle? Ei, nemad ei ole midagi teinud mulle. Ära muretse, sul on meie sall. Sa sobitud meie kampa väga hästi. Jaa, me saame valvuritega hästi läbi. ja sa olid bandiit ainult nädala, see ei loe midagi. Ta tõmbab Pole isegi kedagi ju väär... Jaa. Ta tõmbab salli ümber pea selle ja siis nagu varjab oma nägu. Vanaema Eleri. Hea vanaema. Ja siis ta lihtsalt liigub teiega siis sinna Kalju kasarmu poole. Muidu te näete, need üksikud inimesed, kes siin on oma mingi majade juures ja nii, paistavad ka väga närvilised. Ja üritavad kas kiirustada koju või mis iganes mõned üksikud inimesed tänavatel veel on. Aga täiesti tundub, et täiesti nagu tänavad on puhtaks pühitud. Siin vanasti oli elu
inimesed kogu aeg tõmblesid ringi, nüüd ei ole mitte kedagi peaaegu näha. kuulge sõbrad, aga vaata see Artur, see valvur, ta ka ei teadnud, et noh, et kus on need draaklased, et noh, äkki nad peidavad ennast kuidagi nagu inimnahas. Vaata, äkki inimesed on, mõned on sisalikud tegelikult. Nad ei ole nii kõrgelt arenenud ju. Ainult see pealikul olid üldse ägedamad asjad. Teised olid nagu mingid vana aegsed koopa inimesed. Igatahes mina soovitan, et lähme mingi inimese juurde ja küsitleme teda. Ära võib-olla kohe hakka vihkima, et äkki ta on draaklane, äkki ta solvub. Harujuku, mäletad, vaata, kui me olime eelmine kord siin linnas, siis sa nägid mingisugust tegelast, kes meid jälgis. Üks väike laps ja see peaaegu hävitasin ta. Kus ta algus oli? Kas ma mäletan valesti või ta oligi katusel? Katusel oli jah, minu arust. Eleri, hoia sina ka vahepeal pilt katustel, et äkki need, kui draaklasi pool tänaval, äkki nad on katustel? Hea mõte. Olgu, jah, saab tehtud. Muide, Eleri, kas siin linnas on tänavaalused torud? Mingisugused, jaa, kindlasti. Ma olen kuulnud, et need käigud, mis Kalju kasarmust tulevad ja mida on näha ka, igavene tuli on ju siin selle mäe all. Et see, mis paistab öösel siit Kalju pragudest välja, et seal on igasuguseid käike. Ma olen kuulnud ka, et inimesed on täitsa ära eksinud sinna surma saanud. Ja keegi ei tea, mis seal all veel võib olla. Miks mul on tunne, et draaklased läksid sinna? See on väga hea mõte sul, jah. See võib olla. Harujuku juba küsitleb mingit inimest tänavalt. Okei, sa liigud inimese poole, kes praegu just hästi kiirelt kõnnib ühe tee servast teise ja siis ta on siuke kõhn vanem meesterahvas, hallid juuksed, hall siuke terav habe ja ta kannab mingisugust siukest paunakest endaga kaasas. Tere, kodanik! Kes sa siis oled? Tere, kaaskodanik! Kuidas teie päev läheb? Miks sa siuke oled? Kas sina oledki üks nendest koletitsedest? Mina olen tõesti tavaline kodanik. Olegi koletis! Aidake! Siin on koletis! Ta üritab, hakkab jooksma sinu juurest minema. Osmoga ei vaatab, kas tal on habe. Jaa, tal on siuke terav, siuke pintslihabe siin. Kas tal on linased heledad riided seljas? Ei ole. Kas tal on kaabu? Ei, tal kaabub ka ei ole. Ja ta rutates kõnnib sinu juurest ära karjudes, et appi, ta tuli, ma nägin ühte. Sa ei näinud mitte midagi, ütlen ma talle. Ja ta teist kõigist on juba eemal, mingi 50 meetrit. No las jookseb. Harujuku tuleb tagasi seltskonna juurde, ütleb, et ma üritasin, aga ta jooksis minema. Solvus, jah? Jah. Küsitlejate elu ei ole lihtne. No inimesed on natuke ebastabiilsed. Äkki ta peab magama rohkem? Võib-olla küll. Samas inimeste eluiga on nii lühike, ainult maksimaalselt 100 aastat, et mis sa ikka loodad neilt. Äkki ta ruttas midagi tegema, sest et tal elu on üürikene. Jah, ma mõtlen sama. Nii, oota, me pidime minema kuhugi rentslitesse või? Ei, kõigepealt ikka otsime Meko üles. Et Meko ja siis võiks minna Karasummi juurde ja siis miks mitte rentslid. Okei. See kaljukindlus või mis koht see oli? Kasarm. Kaljutorn, vahitorn. Ja Kalju kasarmu. Te liigute sinna poole. Aga tee peal sinna Kalju kasarmusse, siis Eleri näitab ka, et kohe me jõuame siis selle väsinud ränduri kõrtsi juurde, millest te rääkisite. Lähme sealt mööda. Kui sa soovid, ja ikka. No see on kõige otsem tee siit. Taotsa, me teeme sulle mingi joogi välja. See on vähim, mis me teha saame. Praegu mine, siis see ei ole hea mõte. Me ikkagi ju
hävitasime ta eelmise kaaskonna, me peaks talle midagi ei, me tegema. kõik võime need asjad teha, lihtsalt teeme pärast. No hea küll. ja sest alguses anname pea ära, saame raha ja siis saame nagu Tead, juua. õige. Meil ei ole väga muidu jah, millegi eest. Te liigute mööda tänavat. Kuidas te liigute ja mida te üritate tähele panna sel hetkel, kui te liigute? Siin on laiad tänavad, eks ju? Siin on suhteliselt, siuksed päris korralikult laiad ja kitsad ei ole. Siis saaks nagu 4 tükki kõrvuti kõndida rahulikult. Jaa, põhimõtteliselt. Osmo Kai jälgib maapinda, ehk siis vaata, kui peaks seal olema kanalisatsiooni auk või midagi, luuk või midagi, et siis nagu, et kas neid on nagu kasutatud või midagi, ühesõnaga, või keldriaknad või mis iganes, vaata, ma arvan, et Osmo Kai jälgib allapoole aknavööndit. Et kas keldriakendest paistab lohesid? Okei. Ja te liigute siis mööda tänavat edasi ja jõuategi selle kõrtsini. Tee peal ei leia ühtegi siukest kanalisatsiooniluuki, paistab, et siin siukest asja nagu kanalisatsioon ei olegi. Vaid need tänavad, need on mäenõlvadele ehitatud praktiliselt, et vihmavesi jookseb ise ära ja nii edasi. Ja te jõuategi... Vetsuvesi ka jookseb ise ära. No vetsus käiakse kas kuskil kuivkäimlates või visatakse niisama kuhugi põõsa alla või... Aga jah, siuksed kuivkäimlad on täitsa olemas siin. Ja te liigute siis sinna kõrtsi poole ja te hakkate kuulma, kõrtsis käib ilge siuke laamendamine ja kõrtsi see suur esiuks on lahti. Paistab, et mingi tore asi toimub kõrtsis. See ei tundu vist tavaline tore asi või? Kuidas mulle tundub? No, viska insight. Jälle viskan insighti. Tuli 4. 4. Sa ei oska öelda, sa oled enne ka baarides näinud melu. Võib-olla tavaline õhtu. Äkki on avatud uste päev? Ärme lähe praegu sinna. Ma olen sisse. Sa oled sisse? Okei, nii kui sa astud sinna ukse juurde, lendab see uks sulle vastu nina peaaegu. Viska dexterity saving throw. Kohe maid. Nii, see on 16. 16. Sa hüppad just uksest eest ära, et see vastu nina ei lendaks sulle. Vastu ust lendas draaklane ja sa näed, et tal on siuke suur haav on õla peal. Ja nüüd, kui sa kiikad sisse, siis sa näed, et üks siuke liivaelvi tüüpi tegelane on laua peal ja virutab draaklastele ümber laua olevatele draaklastele. Ja ta karjub taha, et ärge muretsege, ma võtan nad ise. Okei, ma panen ukse kinni. Okei, sa paned ukse kinni ja nüüd sa oled õues. Sa kuuled sees ikka kähmlust. Trikstar, et me pidime siis tegema, mis sina ütled, jah? Juhata teed. Ja sinna vahitorni juurde lähme. Kas midagi sellest kõigest saime ja mina aru ka või? Et see draaklan oli või midagi? Ei, sa sisse ei näinud. Sa nägid, et uks lendas korra lahti ja Harujuku vaatas sisse ja mingi melu käis, aga rohkem sa ei tea. Väga hea, siis tore, et sa vahepeal kuulad ka, mis ma välja pakun. Kuulan kõike, mida inimesed ütlevad ja teen ka, mida kästakse. Ma ei ole ju inimene. Haldes. Elv. Õige. Copyright. Ja Eleri siis ütleb, et huvitav, siukesel ajal on pidu siin või? Meil ei ole praegu aega pidud. See on see, kui on vaata lockdown ja siis on pidu. Ahah, olgu. See on elvikeelne sõna, vabandust, sa vist ei tea. Aga liigume siis kasarmu poole edasi. Ja ma arvan ka. Te kõnnite siis mööda seda rada edasi sinna kasarmu poole ja te lõpuks jõuategi. Te olete siin varem käinud, et see on nagu siukese kalju sisse siis ehitatud käikudest siuke vangis hoidmise ja siukene koht. Ja siis valvurid üldiselt käivad siin magamas või puhkamas, asju korda seadmas ja nii edasi ja selle ees on kohe valvur. Ja
ta näeb teid kaugelt ja ütleb, lõpuks teie siin. jaa. meie tuleme hiiglase Oi. peaga tagasi. tere, Artur. Ei, ma ei olnud Artur, Artur on praegu müüri peal. ma olen Jordak, mäletate? Jordak. Jordak, jaa, Jordak, sul oli jaa. hobi. Muidugi mul oli hobi. igatahes me oleme nüüd tagasi hiiglase peaga. Ja, Kas sul olid lapsed Evon ja Kadan või? kas mul olid lapsed? Ma ei mäleta, mul kadus see märkmik ära. Küllap oli. Ilmselt olid. Võib-olla. Kuidas Evonil ja Kadanil läheb ka tänapäeval? Oi, neil läheb väga hästi ja ma panin nad praegu keldrisse kinni, aga muidu läheb väga hästi. Jah, päikselvid teevad oma lastega samamoodi. Ei siin pidi mingid kummalised asjad, elukad liikuma ja tead, Draaklased on ja nad on kõrtsis. draaklased on kõrtsis. Jaa. Nagu Kus sa tead? see Ma oli nägin- surnud Gretemas või? ööbivad seal või? Seal see ränduri kõrts. Neil oli pidu või? Jah, nad olid mingi ühe mehega laua peal ja mees ütles, et ta võtab nad kõik. Selline pidu. Okei, selle peale. Üks asi on kindel, nad ei ole maskeerinud inimesteks, nii et Jordak, me ei hakka sind küsitlema, sa ei ole sisalik tegelikult. Seda on väga hea kuulda, aga oled sa täitsa kindel, et nad on seal? Jah. Okei, selle peale siis ta tõmbab ukse sisse, jookseb täiega sisse ja karjub juba sinna sissepoole, et nad on kõrtsis, tulge kõik. Ja sa kuuled ilget kolinat ja kõbistamist sealt seest ja 10 valvurit hakkab välja jooksma. Oot, ma reetsin nüüd selle tüübi, kes seal see liivaelv, ma ta ütles, et ta võtab nad ise käsile. Nad jooksevad sust mööda ja ei meeldi see isevõtmise variant siin. ja siis nad liiguvad sinna kõtsi poole, kus teie tulite ja jooksevad sinna poole. Odad käes. Oh jah, no jah. Kes Meko oli ka nendega või? Ma nägite või? Viska perception. Viska perception. 18. 18. Ei, Mekot sa ei näinud seal. Lähme otsin Mekoles. Nüüd on eriti lihtne, kuna valvurid ei ole. Stiilne. Te näete, et Elleri lihtsalt varjab ennast harujuku selja taga. Et teda väga tähele ei pandaks. Koputan uksele sissepoole. Meko! Proovin ukse lahti teha. Uks tuleb lahti. Meko, me tulime tagasi. Meko, tule välja. Ja te näete ees lihtsalt ruumi, kus ei ole hetkel mitte kedagi. Te näete, et seal on laud, seal on mingid muud siuksed kastid ja kapid ja värgid. Ja rohkem te midagi erilist ei näegi seal ruumis. Vaatame kõik toad läbi, äkki ta on kuskil mujal. Ja või siis äkki kuskil vedeleb see raha ja me saame selle lihtsalt ise võtta ja jätame pea alles. No okei. Äkki kuskil on nagu mingi maja juht, et mis kabinetis on kellegi. No ühesõnaga, seal ruumis, kus te olete, on nagu mitu siukest riiulit, kappi, mõned kastid maas, 3 lauda, paistab, et osad on nagu söögilaudadeks mõeldud ja üks on siuke kirjapanemislaud ja sealt liigub üks uks edasi. Lähme läbi ukse. Teeme aga lahti. Te teete ukse lahti, te jõuate järgmisesse ruumi, kus on lihtsalt aken ja üks suur riiul ja siit läheb 2 ust edasi. Üks läheb nagu rohkem sissepoole ja üks läheb kõrvale. Sissepoole. Okei, te katsute ust sissepoole, see läheb lahti. Ja järgmises ruumis on teil üks riiul lihtsalt. Siuke laud nagu riiul. Meko! Vaatame, kelle riiul see on, vaatame riiulist asju. Te vaatate riiulist asju, paistab, et sinna on pandud lihtsalt mingisugused, see on paar siukest meissi, mõned täägerid, köit natukene, siukseid karabine, kinnituskonkse, siukseid asju. See on ju mingi relvaladu.
tundub nii, jah. Lähme vaatame sinna teise tuppa siis või kas siit saab edasi kuhugi minna? Siit saab ka edasi minna, siin on 2 ust jällegi, üks läheb paremale ja üks läheb otse edasi sügavamale. See on nagu see Karasummi labürint juba. Tundub küll, jah. Mis te teete? Ja eelmisest sai ka veel paremale minna. Oota, teeme kriidiga seina peal märke, et me ära ei eksiks. No jaa, teeme siit järgmise ukse lahti, mis siin kohe tuleb. Ja milline? Trikstan, sa oled nii julge. Vasakpoolne. Vasakpoolne, ehk siis see, mis sügavamale läheb. No jah, okei. Kui sa nii ütled. Okei, sa siis teed ukse lahti ja see järgmine ruum on suhteliselt pime. Siin ruumis paistab, et see ei ole enam ehitatud ruum. Nüüd te olete koobastes. Ja, Siit läheb koobastusse. ja seal koopas on natukene mööblit, mingisugused jällegi riiulid, kastid, hästi palju kasti igasuguseid paistab olevat siit. Aga te palju rohkem ei näe. Ja mis te teete? Läheme tagasi, vaatame veel teised toad ka läbi. Kuhu te siis lähete? Oot, aga Koopa kasarmu, me nüüd jõudsimegi siia sellesse päris. See on Kalju kasarmu, see on Kalju kõrval ehitatud ju. Et siit saab edasi Kalju sisse käikudesse ilmselt, et lähme vaatame maja läbi, enne kui me käikudesse lähme. No hea küll, sina oled liider. Ja siis vaatan eelmisse tuppa tagasi, see, mis see teine uks on. Okei, sa avad selle ja see paistab olevat koridor, kust läheb edasi veel 3 ust. Üks paremale. Et siin on koridor, aga siis ma läheks veel tagasi eelmisesse tuppa ja teeks seal selle ukse lahti, mida me lahti ei teinud. Okei, sa teed selle ukse lahti ja see paistab olevat see koht, kus valvurid saavad puhata. Seal on mitu voodit, mõned riiulid, kastid, väikesed pingid ja öökapid. Ja esimene asi, mis sa tähele paned, on, et üks kuju on seal voodis niimoodi kägaras. Okei, siis ma Meko. Ja sa näed, et see kuju tundub suhteliselt siuke natuke ülekaaluline. Tal on kohe voodi kõrval on mõõk ja siis ta haarab juba seda mõõka ja siis vaatab sinu poole ja siis oota, kes sa olid? Mina Trikstan. Kus Meko on? Mina olengi Meko. Tore. Me tapsime selle hiiglase ära. Tahaks palka saada. Ma sikutan selle pea sinna ruumi ja siis tõstan selle üles seal nagu see siin. Ja. Tahad paneme sulle voodisse või? Ei, nagu te näete, siis ma olen natuke haavata saanud. Oi, ma kukutan selle pea põrandale ja siis sammun tema juurde. Näita, kus sa haavata saanud oled? Sa näed, et tal on torkehaav on siin rinna lähedal. Osmokai, sa võid teda aidata. Ma vaatan Mekole otsa, küsin, et kas ma tohin sind aidata? Mis sa teed? Ma ei hõõru liiva su haava sisse, küll aga ütleme nii, et hingelist liiva. Sa oled tervendaja või? No väikest viisi on küll, Noh, ütleme nii, et ma olen kastnud oma jala sinna sisse. No olgu, tervenda mind. Ma saan oma vägesid siis edasi juhatada. Ei, sa pead puhkama ka. Ma panen käe talle peale ja ma loitsin talle ühe. Nii, mis sa said? Mis? Kurevuund või? See on mikker väljas, kuule. Osmokaiga juhtus midagi. See mikker läks. Ma panen oma käed haava peale ja siis lausun paar elvikeelset sõna ja taastan tal 10 elupunkti. Sa näed, see haav hakkab kiiresti kokku ennast lappima ja peaaegu kaob täitsa ära. Siis ta on, sina, Osmokai, ole sa tänatud. Jaa, et see pea siin. Ja, pea.
jah, üks moment. Ma panen omale armori selga, ma lähen poistele kohe appi ja nad seal oli kuskil mingisugused draaklase, ma kuulsin. ja, Jaa. kõrtsus. saavad Kas sa hakkama, soovid- juba üks tüüp ütles, et ta saab hakkama ise. Ei, ma lähen ikka appi neile. Sa tahad, me aitame sul turvise selga panna? Ja aidake, hea poisid. Ja Aitäh. saavad siis lisaraha selle eest ka või? lisaraha. Jah, no muidugi. Mis ma lubasin teile? 300? Osmokaid, rohkem esimene tervendamine on alati tasuta. Jaa, Palju ma võlgnen teile siis? 600 ei olnud või? ei, 4 oli ju. või 500 oli ju. Okei, tulge minuga ja siis ta toob teid edasi sinna esimesse ruumi ja siis ta võtab selle mingi võtme, teeb lauasahtlid lahti ja vaatab seal pabereid ja värke-särke. Oota, jaa, siin oli kirjas 300, aga maha tõmmata 400 ja 400, jah. Noh, jah. Olgu, näete, võtke see ja siis ta sobrab seal sahtlites veel mingi suurem sahtel ja paistab, et see on metallsisuga ja tõmbab sealt välja siukese metallkukru ja siis annab teie kätte, et siin on teie tasu. väga tore. Te olete linnale väga suureks abiks praegu olnud, aga meil on suuremad probleeme praegu. Me hea meelega aitame ka sellega. Olgu, tulge siis minuga kaasa, poisid. ma panen selle... Näiteks vaadake kõiki neid draaklaste päid, mis mu vöö küljes on. Ma näen, te olete väga võimekad, jah. Et Sa võid sinatada. olgu, sa oled väga võimekas ja su kaaslased on, ma olen kindel ka. Jah. Lähme kõik sinna kõrtsi nüüd. Kindlasti me mahume sinna kõik. Nojah, väike kähmlus kuluks ära küll võib-olla. Olgu. Ja, ma vaatan, et teil on keegi veel siin kaasas. No jaa, see on Elleri. Ja, Piimu. Pole veel nädalatki olnud meie juures. Jaa. Piimut oli ennem. Ma lihtsalt olen rändaja nendega koos. Ja siis ta mingi, jaa, väga hea. Olgu, tulge siis minuga. Ja siis ta hakkab jooksma sinna poole. Ta ei jookse väga kiiresti, sest ta on siuke natuke vormist väljas, siuke vana mees, aga liigub ikka. Ta jookseb, kas te jooksite järgi talle või? Ja. Kõnnime järgi talle. Okei, te kõnnite järgi talle. Jaa, lippame. Ja siis, väga pikk maas ei ole. Ta vahepeal on nagu, et oodake, ma pean nüüd natukene puhkama. Te võite ees minna juba. Jaa, lähme, tule järgi. Aidata siis minu kaaslasi ja ta jääb puhkama sinna, aga natuke kõnnib järgi teile. Aga te jõuate siis sinna baari juurde. Te näete, et baari ees on 2 valvurit, kes on lihtsalt pikali, verised. Te näete ühte draaklase laipa seal ees. Te näete, et seal kõrval olevad majad, seal juures on vereplekke ja baaris tundub ikkagi mingisugune kähmlus toimuvat. Paistab, et me ei jäänud täitsa hiljaks. Paistab, et see liivaelv ei saanud ikka ise hakkama. Liivaelv oli või? Kas see oli Jaa, see? seal sees laua peal oli mingi liivaelv. Harjuka, kas seal oli Shagari või? Vist oli, jah. Ta ütles, et ta saab ise hakkama. No, ta... Samas, kui ta ütleb, siis ta saab. Vaatame, kas ta sai. Oota, ma vaatan ennem, te minge sisse, ma vaatan neid valvureid, et kas neil on veel eluhing sees. Jaa, sa oled nii hea, Osmokai. Tubli. Okei, sa vaatad neid valvureid. Üks nendest on surnud ja teine on pikali ja ägiseb ja peaaegu surnud. Kureuuns lendab talle sisse ja ma taastan tal 5 elupunkti. Ta haav hakkab kokku tõmbama, täiesti kokku ei tõmba, aga ta on nagu, ole sa tänatud. Ja teie mis su nimi on? Minu nimi on Lembit. Lembit, võta heaks, see on liivaelvide kingitus sinule. Lühikese elueaga inimesele. Olgu liivaelvid tänatud. Ja samal ajal te lööte uksed lahti. Te näete seal laua peal
on ikkagi Shagari, tema kõrval ja igal pool on kuhjades juba laipu neid samuseid ja ta hoiab siukest suurt leegitsevat mõõka, millega ta rapib ühtepidi teistpidi, kuid te panete tähele, et ta ise ka on päris väsinud, verine ja paistab, et ta on juba tükk aega juba peksnud neid seal ja ta on positsioneerinud ennast niimoodi, et ta kaitseks nagu teisi inimesi seal baaris. Tundub, et me jõudsime õigel ajal. kas sa nüüd saad hakkama või vajad abi? Ta ei pane isegi teid tähele, ta rammib oma mõõga järgmise draaklase sisse, sest sisisedes lööb läbi selle draaklase armori ja siis see draaklane kukub põlvili ja kukub samal ajal. Teine draaklane lööb oda talle kintsu sisse, siis ta on mingi ja pöörab kohe ümber ja üritab uuesti lüüa seda draaklast. Trikstan, aitame teda. Aitame jah, võtan kohe kilbiga. Ja visake see initiative siis. Nii, nüüd te olete siis lahingus ja näete, Shagari on siis laua peal ja laamendab seal nende draaklastega. Ta on üpriski haavatud. Nii et päris hull olukord on. Samas Trikstan, sina oled seal ukse augus koos Harujukuga ja Triks, sinu kord, mida sa teed? Lahing on siuke. Seal taga on ka mõned inimesed. Paistab, et nagu te ennem nägite Shagari, need on need naised, kellega ta hängis ennem seal. Nii et paistab, et ta neid üritab kaitsta ka veidi. Mul on see Red Ambusher asi, ehk siis ma saan kohe esimesel lahingu esimesel käigu ajal rohkem paha teha. Et ma siin, see tüüp, kes siin ukse juures on, kohe sõidan sisse talle. Sõida. Nii, virutan talle vaarisade mõõgaga. Raiudes. 14 tabab teda. 14 saab pihta. Siis tuleb 10 haiget. Ja ma korra loen, kas ma pean selle juurde veeretama. You can make one additional attack. Okei. Siis tuleb nüüd additional attack. Kas 16 tabab tegaks? Jah. Siis see teeb 8 pluss 1 D8. Ma arvan, sa ei pea rohkem arvutama. Okei. Ühesõnaga, räägi mulle, kuidas sa ruumi sisened ja tapata? Ma niimoodi raiun niimoodi viltu pea maha põhimõtteliselt. Okei, sa jooksed ruumi sisse ja esimese löögiga siis raiutab pea maha oma mõlema mõõgaga ja mis teine attack oli ka mõõk või mis? Jaa, see oli nagu ka mõõg. Okei. Olgu. Ja siis mul on bonus action veel, kas ma saan sellega järgmist venda nüsida. Kuidas sa 2 korda lüüa saad? See Dread Ambusher annab raundi esimesele annab extra attacki. Okei, selge. Siis sul on jah bonus action ka. Ja kas sa tahad liikuda ka veel? Ma liigun selle järgmise Phoenix juurde ainult. Liigu siis battle map'il ka. Väga hea. Ja siis proovin teda daggeriga tabada, mis on lihtsalt T20 antud juhul, sellepärast, et mul ei ole enam neid vägevusi. See on ainult 11 kahjuks. 11 ei saa pihta. 11 ei saa pihta. Okei. Ma lihtsalt siis hõikan teistele, et tormake edasi. Okei. Sa karjud tormake edasi. Seesamune draaklane sisiseb su peale. Ja järgmine on meil Harujuku. Mis sa teed? Harujuku annab Elerile käskluse, et Eleri, mine akende juurest lase neid. Eleri noogutab selle peale, hakkab akende poole minema. Haru? Haru laseks Eldritch Blasti, et tõmmata see draaklane ära, kes on otse Shagari ees. Okei. Uksest välja põhimõtteliselt siis. No ta nii palju ei tõmba. See on vist oli mingi
10 feet oli. 10 feet oli vist jah. Nii ma proovin pihta saada. 13, kas saab pihta? 13 saab pihta, jah. Ahah, vot siis ta saab natukene haiget. Ta saab 6 viga ja siis 10 feet'i liigub Shagarist eemale, nii et Shagari, kui tal reaktsioon veel on, siis ta saab teha attack of opportunity. Okei, Shagari siis vidutab attack of opportunity'ga. Kohe vaatame, kas ta pihta ka saab. Nii, Shagari... Oota, palju sa tämmi tegid talle muidu? 6. 6. Põhimõtteliselt see pauk niimoodi lõi tal hinge välja siuke nagu... Shagari ei oska seda ette näha, et sa tõmbad ja ta vidutab, aga ta vidutab mööda. Tüüp vihiseb just sinu poole eest ära. Nii et jah, nüüd ta on 6 tämmi saanud. Nii. Ja ta on nüüd Trikstani juures. Trikstan, ma eeldan, on siin kuskil. No, Rohkem ruudu peal. Nii. Okei, see oli siis Haru. Kas sa tahad kõndida ka kuhugi? Oota, tegelikult, kas Trikstan võis seal olla, sest et muidu ma poleks pihta saanud? No siis ta on siin. Ja ma olin umbes seal. Muidu ma poleks laskunud. Oot, sorry, mis nüüd on... Kas sa tahad kõndida ka või kõik? Ma vist kõnniks ka ikka, jah. Ma tulen sisse. Liiguta siis ennast sinna, kus sa tahad olla ja järgmine ongi Eleri, kes jookseb 1, 2, 3, 4 siia ja ta avab seda akent ja vaatame, kas ta akna suudab avada nii, et ta seda katki ei tee. On nad klaasist või? Jah. Naturaalne 20. Ta vilusti selle akna ja siis oma ammuga üritab seda traklast selga lasta, kellega Trikstan võitleb. Ja vaatame, kas ta seda ka teeb. Nii. Nii, see on siis... ja... paistab, et see akna ava on kuidagi kohmakas ja ta laseb mööda. Klõng. Ta ei saa päris täpselt pihta, see nool jääb sinna akna laua külge kinni. Ta ütleb küll, et persse küll. Ja paistab, et ta jookseb edasi 1 sammu, 2 sammu sinna suurema akna poole. Ning nüüd on Osmokai kord. Kena. Osmokai alustab ühe oitsuga. Osmokai alustab... usukilbiga, mis on boonus action. Sellega läheb minu viimane esimese leveli loits ära. Aga see tähendab seda, et mu armor class on 22 nüüd. Ja siis ma kasutan oma momenti ja actioni selleks, et joosta. Ja ma jookseks niimoodi, et vaata, kui sa vaatad seda battle map'i, siis ma jooksen uksest sisse. Siis lähen Harujuku juurde, siis sellest raaklasest lähen mööda, nii et ta saab mulle teha attack opportunity. Selle ta võtab ka. Nii, vaatame, kas ta pihta ka saab sulle. Ahah, mis su armor class oli? 22. Nii, et sulle ei saa pihta 15. Ei. Sa libatast mööda, ta lööb sind, mingisugune kummaline maagia tõrgub ta lööki ja siis sa jooksed edasi. Nii, siis järgmisena ma hüppaksid Shagari juurest lauale, seega see, kes Shagari kõrval on, see traaklane saab mind ka attack of opportunity'da, kui ta tahab. Okei, muidugi ta tahab. Ja siis nii. See on siis... ei, tema ka ei saa pihta. Samamoodi üritab äsada sind, kuid su turvis blokib ära. Tank. Ja siis ma astun Shagari ette, nimelt ma katsun need 3 traaklast enda kontakti saada, aga see viimane, kes seal nurgas akna juures seisab, see saab ka mind attack of opportunity'da. Okei, ta võtab selle samasuguse löögi sinu pihta. Ja ka tema äsab mööda, sinu tantslevad jalgad, jah. Jalad on liiga kiired ja ta lööb vastu lauda. Ja elvi keeles veel lõpus ütlen Shagarile, et
sa oled veel elus? Shagari vastab, nagu sinagi. Tantsime. Tantsime. Ja see on minu kõik läbi. Selge. Shagari selle peale võtab oma leegitseva mõõga ja virutab kohe selle teie juures olevale draaklasele. Ja vaatame, kuidas ta virutab talle. Nii. Nii, see on siis... Ahah. Ta üritab seda draaklast lüüa, kuid see draaklane hüppab eest ära. Sa näed, et Shagari on juba tükk aega võidelnud siin. Ta on üsnagi väsinud ja verine ning see leegitse mõõk tabab hoopis pinki ja lööb selle praktiliselt pooleks. Ja selle peale ta rohkem ei tee midagi, vaid paneb selja vastakuti sinu omale ning üritab sinuga tantsistlevalt mõõgelda, nagu te olete harjunud oma hõimudes. Ning seejärel esimene draaklane üritab Trikstani lüüa ja vaatame, kas ta lööb ka. Nii, see on siis... Trikstan, mis su AC on? 18 praegu. 18, mul tunne, et ta ei löö sind. 18 või? Ja, ta äsab mööda sust. Sa blokid selle oma väikese... Kilbiga. See on kilp või? Jah, on kilp. Okei, sa blokid ma panin kilbi kätte enne, kui ma sisse jooksin. Sa blokid selle oma kilbiga ära ja valmis võitlema edasi. Järgmine on Harujuku, ta üritab sind lüüa, kuid ta ennem astub ühe sammu siia äärde ja üritab sind lüüa. Vaatame, kas ta sulle pihta saab. Nii, mis su AC on? 13. Okei, ta saab sulle pihta ning ta teeb sulle... 4 piercing damage'it. Ta lükkab oma odaga sulle sinna kuhugi armori vahele. Nii, järgmine siis. See tüüp. Ta kõnnib siia. Osmogai juurde. Ja ta hingab hullult sisse samal ajal, kui kõnnib. Ning üritab karjatada su peale. Ja ta... Proovigu. DC2 dexterity saving throw. Teeme. Teed ära või? No. Ei tee, 9. 9, okei, sa saad... Sa saad 6 lightning damage'it, samal ajal kui ta suust lendab välku välja ja pritsib üle terve selle laua sealt. Shagari on õnneks natuke eemal, nii et tema pihta ei saanud. Järgmine draaklane kõnnib siia ning üritab seda sama asja teha, nii et viska uuesti. Ta hingab sisse ja purskab teie peale. No nüüd oli 14. Okei, sina saad hakkama. Ja vaatame, kas Shagari jääb ka. Nii, Shagari. Ahah. Ja siis... Sa saad 5 damage'it. 5, jah. Ja Shagari saab täiega välku. Te mõlemad saate päris korralikult haiget, isegi kui te üritasite eest ära hüpata. Ja Shagari sammud nüüd koperdavad ning ta kukub sinna laua peale pikali. Nii, järgmine on siis see tüüp. Ta kõnnib ühe sammu siia ka. Järgmine tüüp üritab sind Osmoga äsada. Ja vaatame... Milline tüüp? See, kes sinu... nii-öelda, kui sa ülevalt laed 1, 2, 3, siis see tüüp äsab nüüd sind. Ja tema lööb... Kus ta on nüüd? Nii. 15 ei saa sulle pihta, on ju? Ei.
sa lööd oma mõõgaga mänglevalt ta oda minema ja siis viimane mees üritab kõndida sinust mööda, sa saad opportunity attacki. Hea meelega teen seda, kasutan oma reaktsiooni ära ja löön teda oma pika mõõgaga. Ebanaturaalne 20 Nii saab pihta kindlasti. ja ta saab 10 slashing damage'it. 10. Sa lööd talle mõõgaga pihta peaaegu surmates tema ühe löögiga, kuid ta astub ikkagi edasi ja viimase hingetõmbega üritab veel pudesata välku, nii et viska dexterity saving throw. 18. 18. Sa saad 3 damage'it. Ma nüüd... Jah. Sa hüppad küll eest ära, kuid sa saad natuke haiget. See põletab natukene sinu seda salli karva, mis sinu ümber on ning Shagari, sa näed, on üleni nüüd säbruline ja ta oigab maas. Ta praktiliselt sellest lahingust on nüüd ta mõõk jäi sinna laua peale ja see enam ei leegitse. Nii et nüüd on jah, kõik draaklased käinud, nüüd on Trixtani kord jällegi. Okei, ma esimese asjana vaatan sellele tüüpile, kes otse minu ees on, silma. Ja see on, ütlen talle lihtsalt hästi tuimalt ja kainelt. See on kütimärk. Ja sa oled mu saak. Ja siis ma tahan teada korraks, et kas see tuba on valgustatud, sest aknad on lahti ja päev on, eks ju? Ja Seal ei ole mingeid pimedaid nurki? Mitte väga. Okei. Ja siis ma bonus actionina veel proovin seda veinikest pistodaga tabada. Vaatan, kuidas see õnnestub. No, proovi. 19. 19 saab pihta, jah? Siis ma teen talle nii palju haiget, mis teeb... Kas siia tuleb bonus juurde või tule? Kui see on lihtsalt see offhand attack, siis ei tule. Jaa. Ja oota, siis... aga esimene peab olema attack, et seda üldse teha tegelikult. Ja esimene ongi attack, 19 sai. Ei, nagu... esimene peab olema attack selleks, ja, nagu su action peab olema attack selleks. Selge. Siis sa seda kasutada ei saa. Never mind then. Siis ma lihtsalt... ma ei saa vist bonus actionina midagi muud teha, nii et... jah. Ma ei tee rohkem midagi. Olgu, siis Harujuku. Harujuku, sinu kord. Harujuku niimoodi tõmbab ennast oma ahju õhku täis niimoodi. Ja siis sinine legitsev mõõk, mis ta käes oli valmistanud, korraks kustub niimoodi. Kõik läheb järsku niimoodi nagu leek kustub ära, läheb niimoodi pimedaks. Ja siis Harujuku plahvatab niimoodi, et temast lendab siuksed spektraalsed mõõgad keeristormina välja ja puudutavad kõiki, kes jäävad 5 jala kaugusesse. Trixtani ka siis? Jep, sorry Trixtan. Dexterity saving throw. Nii, ja jah. Nii, mis see DC on? Vot see on hea küsimus. Mul on sword burst on see. Ta peaks spellis ütlema. Ta kusjuures ei ütle. Ilmselt siis on minu mingi spell casting. See on sinu spellide all, näed seda. Sul on seal see save DC. 14 on see, jah. 14. Okei, ja palju nad tämmi saavad? Kui nad selle ebaõnnestuvad, siis nad saavad 1d6. Kas ma korraga? 1d6 on, nad saavad 1 vea. Okei. Mina ka siis. Vabandust. Siis ma selle peale siis... Vaata ette sellega. Nii. Need mõõgad lendavad välja, nad üritavad küll põigelda eest ära, aga mõlemad saab pihta. Ja need spektraalsed mõõgad jätavad väikesed torke, haavad neile sisse ja siis kaovad ära leegiga. Ja
mis sa edasi teed? On sul veel teha midagi? Kõndimist? Mis sa veel? Saaks kõndida küll, jah. See oli mul nagu cantrip spell. Tead, ma kõnnin vaata niimoodi. Et siis üks saab võimalus mind lüüa. Jah, sul on õigus. Ta võtab selle võimaluse. Ja ta saab sulle pihta ka. Ja ta teeb sulle 2 haiget. Kui sa jalutad, siis ta lööb sind jalga oma odaga. Ning see lõpetab su käigu, jah? Jep. Järgmine on meil Eleri, kes jookseb nüüd siia. Kõigepealt vaatame, kas ta saab akna lahti. Nii. Ta saab akna ilusti lahti. Aken tuleb lahti ja siis väike amm tuleb sealt välja ning laseb seda draaklast, kes on kohe akna juures. Okei, ta saab pihta. Nii. Ja siis... nii, mis ta see basic on? See ja see. Nii. Ja siis see nool. Teie näete ainult seda, et aken läheb korraks lahti. Amp kuidagi paistab sealt välja ja käib siuh! Üks draaklane kukub lihtsalt veriselt maha. Ja teda enam ei ole. Väga hea, Eleri! Jaa! ning järgmine on Osmogai. Nii. Las ma mõtlen, ma hüppan Shagari kõrvale. Nii. Pumpsti, nii et üks saab oma reaktsiooniga mind lüüa, kui ta soovib. Ikka soovib, muidugi. Kas sulle saab pihta... See võib-olla isegi saab sulle pihta. 20 ei saa pihta, on ju? Ei saa. Okei, siis ta lööb sind, aga see su maagiline tantsukõnd on nii võimas, et sa astud lihtsalt mööda tast. Aga me ei kuule sind vist jälle. Nii, see, kes on Harujuku ja Shagari vahel, on üks draaklane, siis Osmogai raiub teda oma mõõgaga. Nii. Raiu. Naturaalne 1, kokku 5. Naturaalne 1. Sa üritad raiuda teda, aga su mõõk jääb ta armorisse kinni ning kukub põhimõtteliselt maha sinna samasse. Ja järgmine round sa võid bonus action'i proovida, et seda üles võtta või siis vaadata midagi muud. Täringud ei ole sinu poolel täna. Shagari teeb esimese death saving throw. Nii, okei. Sorry, mitte esimese, teise. Nii. Ja siis on draaklaste korred juba. Nii, Trixtani ees olev draaklane üritab teda uuesti äsada. Nii, kas sulle saab 13 pihta? Äsas mööda. Nii, see draaklane, kes on Harujuku taga, üritab teda äsada. Kas sulle 15 saab pihta? Harujuku. Saab küll, tal oli 13. Saab küll jah, 13. Okei. Ja sa saad haiget. 4 haiget. Lükkab sulle oma odaga sisse. Siis järgmine draaklane on see Shagari ja Harujuku vahel. Tema üritab äsada Osmogaid seekord. Oi, vale asi. Nii, ta ei saa sulle pihta, ta lööb mööda, sa jälle kuidagi põikled eest ära, aga sinu juures on teine draaklane ka, kes samuti üritab sind äsada ja ta samuti lööb mööda, ta sai ainult 14. Ja viimane draaklane üritab siis sind ümber piirata ja karjub sulle midagi draaklaste keeles. Ning lööb sind
lööb sind ja täiesti mööda. See ei tule isegi lähedale sulle, aga sa näed, nad on maru vihased, keegi ei saa sulle pihta, nad ei saa aru isegi, miks nad sulle pihta ei saa. Ning nüüd on jällegi Trikstani kordet. Te näete taustal lihtsalt seda, kuidas need kaks naist seal laudade vahel mingi värisevad ja karjuvad ja kui Shagari, nad paned tähele, et Shagari ei liiguta enam, siis nad on mingi, kuidas, oi. Nii et Trikstan, mis sa teed? Vaarisada mõõkuli virutab kohe, aga 12 vist ei tapa seda veinikest. 12 pihta või? Jaa. Jaa, sa saab pihta. Milline vedamine. Ja siis haiget saab 6 ja siis ma veeretan... Kuidas sa tapad? Ikka see sama signatuurliigutus nende raaklastega. Nüüd teiselt poolt lõigates niimoodi diagonaalselt proovin pea maha saada. Ja sa virutad ja pea kukub maha ja keha selle järel. Super. Ja siis ma liigun järgmise vennikese juurde, kes on Harujuku taga. Ja okei. See tüüp sai surma. Nii. Ja nüüd? Mul siis on selle käiguga kõik. Teeme nii. Harujuku. Ma ei saa ju panus actionina lüüa seda vennikest nüüd või kuidas selle töötab? Su esimene attack oli rünnak. Kui sul on bonus action... Aga me ei pea sama rükkama või no? Vist ei pea olema sama. Nii et ma luban. Siis ma proovin. No proovi lüüa. Ja selle tulemus on 13. 13 saab pihta. Ja kas nüüd selle damage on nagu tavaline, mitte mingi plussidega või? Ja plusse sa ei saa. Siis ma lihtsalt veeretan DNA. Ja selle tulemus on 2. Okei. See draaklane saab armori vahele endale täägeri haavad, torkehaav, tõmbad välja, natuke verd pritsib samal ajal ning nüüd on Harujuku kord. Harujuku hüppab 5 jalga niimoodi õhku sinna Osmogai kõrvale. Ja õhus ta niimoodi ajab mõõga suure kaarega välja, et maha lüüa seda draaklase pihta, aga õhus veel see mõõk nagu lahvatab niimoodi sinakas rohelise leegiga põlema. Esmalt ma proovin siis sellele draaklasele pihta saada. See on 13, see on pihtas, eks ole? 13 on pihtas, jah? Jah, ehk siis ta saab... Ta saab meil 9 viga. Milline? Võt see on see, kes on täpselt Osmogaist vasakul siis. Ja siis veel on niimoodi, et temast lahvatab veel see roheline leek ja hüppab sellele, kes on Osmogai üleval. Ja tema saab 4 viga. Okei, see leek. Siis sa hüppad, sa lööd, siuke sinakas leek lendab ja lahvatab siis mööda seda draaklast. Sa näed, ta turvis läheb põlema korraks, ta mingi sa näed, kuidas ta põletamise haavad tekivad ta soomustele ning et sellest veel vähe ei ole, siis läheb ka ta sõber seal kõrval leegitsema, karjub samamoodi. Kuid nad on väga halvas seisus, kui nad ei ole surnud veel. Ja see on mu tegevus. Ma vaatan, kas ma kõnnin ka, aga vist mitte. Jah, ma jään sinna. Okei, seejärel Eleri piilub jälle akna vahelt, laseb, saab pihta ning... nii, ja teeb talle piisavalt palju damage'it, et see teine tüüp, keda see leek puudutas, tema siis saab surma. Nool läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja ning kukub maha. Ning järgmine on meil Osmogai.
Ma võtaks bonus action'iga oma mõõga. okei, proovi , viska kas dexterity või siis seesamune , ei viska lihtsalt dexterity , vaatame kas veeretan. Mhm. Ja kokku 6. 6 . sa saad korraks oma mõõga kätte , aga siis draaklane astub selle peale ja sa ei saa , ta nagu lööb selle natuke eemale . Lurjus. Siis seesama käsi, mis hakkas mõõka võtma, läheb rusikasse , tuleb niimoodi kaarega üles otsa talle lõuga. okei . ja see on seesama draaklane , kes Shagari ees on , jah ? Jah. 14, et pihta saada. saad pihta . 3 bludgeoning damage'it. 3 bludgeoning damage'it . kohe . 3 . sa teed siukse korraliku haagi üles . ta kael läheb peaaegu 2 korra , et ta lendab tagasi ja ta paistab väga kuri , sest kui sa näed , et ta oma peaga alla tagasi tuleb , siis tal mõned need hambad on siit eest läinud . ning kui sa hea. rohkem midagi ei tee , siis on Shagari kord . nii , ja siis jah , paistab nii . ning järgmine on siis draaklane number , mis iganes ta on . ta on see Trikstani juures seal , üritab Trikstan nüüd sind äsada . vaatame , kas tal õnnestub see . 13 pluss 3 vist on jah ? 16 ei taba . ei taba , ta lööb sind , läheb mööda . järgmine draaklane on meil siin Shagari ees . tema üritab nüüd ta üritab Harujuku , ei , ta üritab Osmokaid ikka lüüa . nii , vaatame , kas ta saab sulle pihta . ei , ta ei saa sulle pihta , sa hüppad ikka eest ära . ja muidugi sinu kõrval olev draaklane vaatab , et asi on väga kehv . tema üritab jooksu panna , sa võid opportunity attack'i teha . mis on siis üks ? Kas me mõlemad saame või ? 5 , 6 . jah , Haru ka . Harujuku ja Osmokai mõlemad , tehke opportunity attack . paistab , et ta lõi paanikasse . 10 vist ei saa enne . 10 läheb mööda . Jalaga proovin äsada , aga ei saa pihta. Harujuku isegi nüüd niimoodi 2 käega niimoodi paneb veel teise käega ka nagu jõudu , et lüüa , nii et siis 14 saab pihta , eks ole . ja viga saab ta seekord 13 . 13 . oota , millega sa lööd teda ? kabelimats või ? see on minu mõõk . Mõõk. kui ma õigesti aru saan , siis kui ma 2 käega löön , siis on 1d10 pluss . Jah. just . okei , Osmokai üritab teda lüüa . lööb küll mööda , aga paistab , et see natuke tripib teda . ta korraks komistab ja see annab piisavalt palju ruumi Harujukule , et lüüa mõõgaga otse 2 käega ülevalt alla ja ta lööb praktiliselt pooleks selle draaklase ja 2 tükki lihtsalt kukuvad sinna laudade alla . ta lendas niimoodi nagu rosolje lihtsalt niimoodi . põrandalt . täpselt . ja järgmiseks ongi meil siis Trikstan jällegi . Trikstan võtab bonus action'ina . kütimärgi tõstab seda nüüd selle peale . ütleb , et sa oled minu saak nüüd . nii , ja proovib tabada vaari seda mõõgaga , kas 15 saab pihta Saab. saada . haiget saab ta siis 8 pluss . kuidas te tapate ? proovime vahelduseks midagi muud . proovime torgata teda kõrri . okei , sa torkad teda kõrri , ta üritab veel , sa näed , kui tal mõõk on kõris , et üritab veel hingata sisse ja sind selle plahvatusliku energiaga lasta , aga siis ja ta pea plahvatab . ma põiklen eest ära . jah , see ei tee sulle haiget , sa põikled vabalt eest ära
ja väikeste sädemestega ta keha kukub maha ilma peata. Ning järgmine on meil Harujuku. Ma liigun selle tüüpi juurde ka, kes nende juurde. Haru, mis sa teed? Harujuku, ta põhimõtteliselt jätkab seda lööki, mis ta ennem tegi, ehk siis 2 käega ta nagu lõi niimoodi alla, aga nüüd Harujuku tõmbab niimoodi alt üles ja tahab niimoodi nagu löögiga tõmmata läbi sellest raaklasest ja kui õnnestub, siis ta lausa niimoodi nagu lakke paisata. Nii, ma siis virutan talle, vaatan, mis see meil tuleb tänapäeval. See tuleb 13 pihtas. Ja viga saab ta 12. Okei. Siis juhtub siuke asi, et see sama inerts, millega sa lõid alla, sa pöörad ümber ja kriibid samal ajal põrandat selle mõõga otsaga ning virutad alt üles. See läheb osaliselt tast läbi, lõigates tal jala ja osa puusast tüki küljest ära ja kogu ta alles jäänud keha lendab lärts vastu lage, värvides selle punaseks ning otse selle pingi peale tagasi ja see pink läheb ta all kildudeks lihtsalt. Ja sellega on meie lahing läbi praegu. Paistab, et ta pidi maha istuma. No nii, lahing on lõppenud ja siis teie ees on Shagari laua peal. Paistab, et ta väga ei hinga enam. Teda ei saa väga aidata, paistab. Ja mis te teete nüüd? Ma kontrolliks tema elunäitajaid kasutades võib-olla mõnda praktilist skilli, nagu näiteks medicine. Ma tulen appi. Okei, viska medicine. Ja abiga siis. Läks paremaks 10 pealt 11 peale. Okei. Vabandust, 12 peale. 12. Sa näed enda ees väga kurba vaatepilti su kauaaegne kaaslane sõber, kellega te koos kasvasite üles siis liivaluidete vahel ja oaasides. Lebab veriselt seal laua peal. Ja ta on käresatatud, ta on torgatud. Ta võitles väga vapralt, kuid sa näed, et seal ei ole midagi teha. Isegi maagia ei päästa teda enam, sest ta hing on juba lahkumas. Ja ta viimaste jõu pingutustega ütleb sulle, haarab oma mõõga ja ulatab selle sinu kätt, ütleb, Osmogai, sina oled see, kes toob meie hinge kõik tagasi. Võta see mõõk, olgu see sulle kasulik. Osmogai. Ja ta hing on lahkunud. Direkstan langetab pea. Paistab, et ta ikkagi ei saanud üksinda hakkama. No ta ei olnudki üksinda. Ma müksan küünarnukiga Harujukut selle peale. Niimoodi vaikselt. Jaa. Jah, ma arvan, et ta, nagu öeldakse meie maal, tõi kastanit tulest välja. Selle peale uksed lähevad selja taga lahti, see natuke tüse valvuri pealik, siis tuleb ruumi. No ma jõudsin ka nüüd, mis siin toimub? Ja sellega me lõpetame täna ning oleme ilmselt tagasi juba järgmine kord. Vaatame, mis saab edasi, kuidas Shagari langemine mõjutab meie sallipandet ja kuidas draaklased üldse linna said, miks nad siin on, kes teab. Aga niikaua, kuni te ootate järgmist osa, saate näiteks meie Discordi tulla. Saate rääkida, mis teile meeldib, mis teile ei meeldi, mis on ägedad asjad, mis sarjas juhtunud on, niisama juttu ajada ning kui teil on võimalus, te saategi meid ka Patreonis toetada, mis tähendab, et võib-olla te saate juba seda episoodi, järgmist episoodi siis, või igat episoodi varem näha kui teised. Nii et võite seda ka proovida. Aga aitäh, et vaatasite ja näeme keldris.